Kiigeplatsi lähedal ja mida võib soovitada, võtta siis midagi julgustust sisse, ka siis limpat, Coca-Colat või midagi selles liinis, sest kuna Liisi vanus on 18, siis mul puuduvadki andmed, kas Liis on jah 17 hoopis, nii et 17 raudselt midagi muud, mida siin pakutakse veel proovida, nagu ei tohiks. Aga samas, nii nagu ma ütlesin, et Liis veel õlut juua ei tohi, siis tuhanded mehed on tulnud ka oma julgustuspurgist pakkuma Liisile siis seda, et ja kõik on loomulikult selleks, et Liisil ikkagi asi kukuks hästi välja. Ja Liis on siis, nagu ma ütlesin, et valinud kõrguseks 4-11. Ja Ado Kosk on siis mees, kes siis 4-06. Nii et kellel on tunne, et tema on tugev silmamõõduga inimene, siis võite ka vargsi vaadata, et kes nägi ennem aisapikkust, mis on 4-01 ja nüüd 4-06. Kas tundub, et on 5 sentimeetrit kuidagi juurde saanud? Nii Ado sai praegu siis sellise ilusa hoo ülesse ja nüüd on selline tunne, et ei ole kauge ka aeg, kus esimene ülevõlli liigutus. Näed, ma vaatan, et kohtunik ütles, et tuli tagasi, et ta on ikkagi minema edasi. No nüüd läks edasi. Aplaus, aplaus. Need kogu selle tehniline teostaja, väljamõtleja Ado Kosk on saanud ka täna siis 8 aastat peale seda, kui see asi sai välja mõeldud, siis kirja Eesti meistrisarjas tulemuse 4-06. Ja nagu te olete aru saanud, et inimene, kes saab teatud kõrgusega hakkama, siis tuleb siia kohtunike laua juures läbi ja annab märku, et milline on siis tema järgmine kõrgus, mida ta hakkab proovima. Ja kordan veel kord, Liis Soovik, 17 aastat, Valma Tamme on tema siis Kikingu klubi.
Ma ei teagi. Järjekordne siis edukas katse, Peeter Matt 4.11 ja tema on siis veteranide klassist ja järgnev võistleja Raili Laansalu 4.21 on tema kõrguseks ja valmistub meil siis 4.31 Ester Valk ja Valk on siis naisteklassi esindaja Valmo Tamme ehk Viljandi klubi on siis Esteri nii-öelda see koht, kus ta igapäevaselt tegeleb kikinguga. Rasmus, palun tule korraks siia. Kiigele palun kõrgus 4.21 ja valmistub Raili Laansalu. Kuni 12-aastaste klassis siis Raili püüab siis jagu saada 4.21. Et praegu on tulemused sellised, et me täpselt ei tea veel osavõtjate küll isiklikke rekordeid, aga nagu selle kikingu leiutaja, väljamõtleja Aado Kosk on öelnud, et tema parim tulemus on siis 5.60, nii et sellele tulemusele, millega ta nüüd siis hakkama sai, cirka veel paneme 1,5 meetrit juurde ja eks see vist olegi nii, et kuskil 5.60 peal hakkavad juba ka sellised tublimad naisterahvad ja meesterahvad juba ka veidikene nagu pingutama, sest naisteklassi parim tulemus ja Guinessi rekordis kajastatav rekord oli ennist, ma mainisin 5.86, aga tegelikult on Kätlin King saavutanud ka juba sellise tulemus nagu 5.91 ja meesteklassis on endiselt siis Andrus Aasamäe tulemus 7.02, mis on siis seni kehtiv Guinessi rekord, mida on siis võimalus ilmselt täna ületada, tulemusi juurde saada ja tänaseks sammuks on ka fikseeritud, et suurel sellel heledate valgete raamidega tiigel on siis samm nii-öelda altkõrgus on siis 6.04, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis on võimalik saada rekordnumbriteks 7.04, nii et 2 sentimeetrit peaks nagu juurde tulema. Ja Raili Laansalu on siis andmas hoogu ja praegu tundub, et tütarlaps läheb vähemalt seekord ka kindlate mõtetega, et see tulemus peab sündima. Ja eks me mõne aja pärast saame küsida ka, et kuidas siis noorel 12-aastasel tütarlapsel on isiklik rekord ja millise tulemuse peale ta läheb ka see aasta. No praegu oli oma võlli ületamisele piisavalt lähedal ja võib-olla tuleb praegu. Opa! Tuligi ära. Et selline reklaamlause, mis kevadel ka Eesti meediamaastikul nagu võitis nagu poolehoidu, et tuli ära, on igati sobilik ja paslik ka nagu ergutuseks siinsamas kikingu Eesti meistrisarjal, et näed, tuligi ära. Muidugi siin on võimalusi nii mõndagi, mida võib siin täna ära tulla. Üks on see lihtsalt tulemus tuli ära ja nagu me oleme korduvalt rääkinud, et nii mõnedki intervjuud räägivad kikingust kui spordialast, mille harrastajatel on selline ka tõeline narkootiline kaifi naudingu
olemuslik pool juures, et kui ikkagi saad üle ja algul võib-olla oli hirmus, siis pärast on juba tõeline kaip ja legaalne kaip, kõik see üle võlli toimub tulemas, siis on võimalik jälgida kõiki neid imekauneid Ameerika autosid, sest American Car Beauty Show üritus, mis kestab siis eilsest kuni 31. juulini, et siis ka veel homne päev on selles tuleb! siin võimalik nautida neid imehuvitavaid ja imekihvte autosid ja loomulikult on ka siin inimesed, kes nendega tegelevad, on võimalik siis nendega suhelda, täpsustada. Rahvas, ergutage! Tekib, siis ma lähen kirjutama. On Rutt Männingu. Nii et see aasta on tal võimalik siis ka tiitlit kaitsta ja kuna meil siis võistlusklassid, kui ma mäletan, oligi siis kuni 12 aastat, nii et tema juba siis eelmine aasta, olles siis 11-aastasena, saavutas ka tüdrukute klassis siis selle tiitli, nii et praegu teeb Rutt ka ilusaid selliseid kiiguvõtteid ja tundub, et no ei ole kaugel aeg, kui ka Ruti tulemus läheb kirja ja ta juba tuligi. Nüüd tuli tulemus. Ja nii kui tulemused kasvavad, nii ka need osavõtjate kaasamine, lihtsalt nagu vägisi inimestel käed tulevad püksitaskust välja ja elatakse igale tublile kaasa. Mille pärast on hea, saab alt läbi ronida. Ja muidugi üks märk. Üks. Mul kadus vahepeal jutt ära millega pärast. No aga need ilusad maalingud busside küljes, see on nagu Ameerikast pärit. Hiige kõrgus 461, hiigel on Peeter Matt, 53-aastane veteranide klassi võistleja. Midagi ei ole teha. Kus kohas täpselt maalingud on? Rembrandt ei olnud Ameerikas. Ei no ära hakka nüüd ka sellist asja võrdlema siin. No miks mitte, aga no see on tavaliselt selline peretööd, kus pereisa ise on kutsnik ja siis talv otsa vaikselt maalib ja Soomes on hästi populaarsed just need oma Põhjamaa maastike maalimised busside peale, siis on kõigi selge, kus kohast pärit oled. No samamoodi on ju tegelikult Ameerikas populaarne ja seal oli indiaanlased ja hobused ja kõik muud asjad. No ta nii ongi, mustangid ja kõiksugused muud loomad, mis seal busside peale joonistatakse. Peaks lähen vaatame mõnele tuppa ka siin. No vaatame, seal on üks Sotsil on tuba lahti. Jah, ei, see ei ole taevu. No, vaatame, mis siin Totsis sees on. See on tobistaja. No nii. Esiteks kohe näen, et on 2 sündkapi õllega, mis silma paistab omalt. Kui puhased sellest, et laud on spetsiaalselt disainitud just selleks, et oleks kohtuklaasid ja mudelid panna ja muidugi tagaosas võiks öelda ei hakka, kuigi see on nüüd, see on olnud originaalis paketiauto, et see on ka täisin itse rakennetud. Jah, sellel auto puhul on, et ta ei ole mitte tehases ehitatud selliseks, vaid see on olnud kahekohaline pakiauto ja mehed ise teevad sisu ümber. Et kui siin kõrval on tehased, ütleme mitte nüüd Chevy või Dodge'i tehas, vaid väiksed töökojad, kes Ameerikas need ümber ehitavad. Starcraftid ja... Hiigele palun kõrgus 471 ja Mere Klaansalu. 10 sentidest. Ja praegu küsisin siis, et palju raha on läinud selle ümberehitamiseks just antud bussi ümber... Sellist ma vähemalt enne küll ei ole näinud Eestis liikumas ja Eesti registris vaevalt, et sellist ühtegi on. Dodge Polarat kindlasti ei ole ja eriti veel convertible'i. Aga sedan versioon on Ameerikas
väga populaarne politseiauto näiteks, et ta on selline tavaliselt big block mootor, üle 7 liitri, tugevdatud erustused ja kõik muud sellised mõnud, mis seal sees on. No siin üks valge. Pontiac Le Mans. Just. Le Mans. Erikordselt lihtsalt üks klassikaline, ilus, puhta joonega restaureeritud, tasub vaadata, kuidas kõik kroom. Mereklaas sooritas katsekõrgusel 471. No nüüd on, see on nüüd see kõige vanem auto. Järgmine võistleja kõrgusel 471 Rutt Männigo. No seda on näha, et... Ja Ruti järel valmistub Ester Valk sama kõrgus. Lõpule leitud ei on ta säilinud, et Roosa Lincoln vast ei olnud, aga Lincoln Premier on huvitav auto, et see peaks olema vist läbi aegade kõige raskem. Kui sa siukest filmi... Igel Rutt Männigo kõrgus 471. Valmistub Ester Valk samale kõrgusele. See kodanik sai see punase ja mis siis lõpuks puruks tõi. Kuskile Romulas kukkus midagi peale, nuttu kui palju. Ja igal juhul see sama auto on Soome registris ainult 7 aastast. Just, kui see tugeva siis on, et läheb restaureerimisele, et seda ei hakata täis originaali. Rutt Männigo sooritas katsekõrgusel 471. No nii, oleme nüüd Ruti isiklik rekord, teatas Ruti isa. No seal vastab veel sama keretüüpi. Tarmo tegi mitte ametlikult 7. Ja nüüd päris, eks ole, see ei ole see formalikiip, aga sedaan. Järgmiseks palun Kiigele Ester Valk, kõrgus sama 471. Just see on nüüd kõige ehedam näide, milleni tavaliselt need autod jõuavad. Et kõik kroom on peaaegu kadunud, taga lai rehv, võimas mootor, tavaliselt veel on ka chopatud katus, siin ei ole, siin on katuse kõrgus restaureeritud või ümber ehitatud või mida veel ei ole, aga ilu tuleb muudkui iga aastaga juurde, nii et võib-olla vast ei peagi Soome poolt hakkama autosid juurde tooma. Nii, ja nüüd siis võite juba tähelepanu siia lava poole pöörata. Eks siin on juba näha väikest soojendust ka. Ja tegemist on muuga kui tantsutrupiga. Ja nimi neil Insane Big Crew! Esimene 5 meetri mees, 5.04, aplausse talle. Ja kaugema survas me näeme siis Liisi Parsi, 4.81. Ja kui peaks õnnestama, siis on isiklik rekord loomulikult. Martin Petermann tagumisele Kiigele ja valmistuda Rutt Männigo.
Petermann ja Petermann. Nii tuli ära. Ja Martin jälle tuli ära. See oli ma vaavitsad praegu. Ja Rutt Männigo siis kaugemale Kiigele palun. Ja Tiim Peetermann on oma alghoo üles saanud. Kõigil võistlejatel on maksimaalselt 5 katset, ainult 5 katset. Rutt Männigo, kaugem, Kiik. Ja peale Rutti järgmine kõrgus 4,91 ja Merek Laansalu. Ja Ado Koisk valmistada. Nii et peale sama kui 4,91 on peal Merek Laansalu ja Ado Koisk. Sirge. Ja nüüd käed kõveraks. Ilus. Käed kõveraks. Ja käed sirge. Ja nüüd käed kõveraks. Peetermannil siis praegu jäi see katse nagu positiivselt lahendamata. Ja Kätsengi siis naisteklassi gimnastirekordi omanik alustab siis 5.04. 5.96 tema parim tulemus. Ja kaugemal kiigel siis Rutt Männigo 4.81. Alustame oma etteastet kõrgusel 4.81. Ja Peetermannil aplaus. Mees vähemalt püüdis. Endast andis lauselt parima. Ja Peetrile jäi siis lõplikult tulemuseks 4.61. Klassi maailma varim on praegu siis 5.04 alustavad. Kätsengi.
see ebaõnnestus 4-71 jääb siis viimaseks tulemuseks ja kuni 12-aastaste parim on siis sellel aastal ja Eesti meister 4-71 Rutt Männigo. Ja tema siis oli juba teist aastat järjest Eesti parim ja kaitses raudselt oma tiitlit. Nii et tüdrukute lehe saame kõrvale panna. Ja praegu siis Kätlin Kink on seotamas siis tänaseni siis Eesti ja maailma parim kiiking sportlane naiste klassis. Ja valmistuda Janar Leht. Janar Leht siin peale Kätlin Kinki on teie etteaste kõrgusel 5-0-4. Tagumisele kiigele palun kõrgus 4-91 ja valmistub kiiguma siis Mere Kraanko. Janar Leht oli järgmine võitleja. Ja Kaido Soks hakkab vaikselt ka siis uut kiike okupeerima, nii et kui me tagumise kiigega lõpetame. Üheks ja isiklikult suurtamaks. Tubli! Aplaus! Nii et Merek on siis selle meistrile lõpetanud ja Andrus Aasaväe. Et maailma parim mees kiigub umbes niimoodi. Et 6.24 siis ka võli pikkus kordab üle ja täna on siis 4 meest saanud kirja ka 6.04. Noh, on hirm, et nüüd tuleb see 6.24 ära. Ja hirm on õigustatud rahva aplauside saatel. See oleks väga suure Nii et Hendrik rahulikult praegu ei forseeri oma tõukeid ega liikumist. Naisele pikkus 6.29. Liiga vara kuni
Nii et Hendrik Teemas kahjuks. Siis aplaus loomulikult meile. Ja lõplik tulemus siis 6-0-4, mis oli siis 1-4 tublist eessele. Noh, ütleme suhteliselt ka mingit lävepiiri hüvetatavat aisapikkust suutis eduliselt realiseerida. Ja vaatame siis 5.34 on küll Kristo kõrgend ja 6-meetrise võlliga Kiigele. Vaatame, mis meil siin kohtunikud. Saati tuttavad inimesed Belgia televisioonist ja BBC, kes pidi ka siia tulema ja Eesti televisiooni teised võtteklubid ilmselt tulevad täpselt selleks rekordürituseks. 7.04 on esialgu see number, mida kindlasti saaks peale panna, aga ärme ruttame ajast ette. 6.64 on ka igati priske aisapikkus, mida, nagu ma ütlesin, Eestis seni minu teada peale Aasamaa pole keegi suutnud fikseerida. Ja 5.49 oma tõsist soojendust tegemas ka Meelis Kaldalu Tartu. Nagu ikka, algul rahulikult, tasahilju kõrgusi ja tempot tõstes. 6.64 on siis aisade pikkus. Maailmarekord 7.02. Ja praegu tundub küll, et rahulikult on mees liikumas rekordirütmis, aga 6.64 kõrgused on sellised, et igati säilib lootus selle kõrguse eduliseks ületamiseks. Ja ega palju puudu ei jää. Kõige lähemal ole hoone siin Haapsalu lossivaremetes on praktiliselt saavutatud sama kõrguse, mida ka Andrus Aasamäe jalad. Ja nüüd jälgi mängu selle hooaja tuli ära. Aplaus! Aplaus loomulikult! Ja rahvas on ka kaval, vaatame ka kaugemalt. On pilt parem. Ning liider on siis Andrus Aasamäe ja teadagi tulemus siis 6.64. Mis on järge? Tore, mida
nii, kuulame ära, mida Andrus Aasamäe võtab ja siis oleks järgmine kõrgus 20 senti juures 6.84 Tarmo Männingo. Ja Tarmo Männingo, kes siis on vahepeal kiikunud ka Eesti meistrisarja vahel. Lubab. Rohkem ei tunnigi, jah? Nii, Rasmus Vaansalu 5.54. Rasmus Vaansalu, Rakvere Viikingu klubi liige. Need Rasmus pani õiged Viikingu püksid jalga praegu. Nüüd on siis Rasmus Laansalu, siis on Jaan Leht, David Oprea ja siis Maksim Tavljanov. Nii et selline on siis vanuseline järjekord. Et kui tekkis küsimus, miks nii, siis mingitele reeglitele tuginedes nooremast vanemale suunas. Nii, Kristo Kõrgend, 19-aastane mees, kes peale edulist 5.34 püüab kohe 6.84, 1,5 meetrit juurde. Võttis julgelt 1,5 meetrit aisapikkust juurde. Ja väiksem kiik on meil jupp aega olnud juba jah tõesti 5.54 peal. Siis jalakese sirgu, seekord ikkagi 1,5 meetrit juurde võtta on julge trikk, aga teinekord, mis seal salata, on julge pealehakkamine, vaata, et terve võit. Ja aplaus siis meie uuele eksperimentaatorile ja miks on mitte, mõni aasta võib-olla edasi ja see aisapikkus polegi, ei tea kui kole. Et nüüd jääme ootama siis, kes seda suure ja pika aisaga kiiku edasi hakkab ekspluateerima. Aga 5.54 peal vaatame, kuidas siis
praegu on siis suurele kiigele antakse puhkust ja püüame siis ikkagi jõuda nii kaugele. Nii et Rasmus lasi ka jala sirgu, ei olnud täna see päev, kus 5.54 oleks sündinud ja kes siis hakkavad juba asjad üht-teist selguma. Nii et Kätlin... võistlustega on jõudnud ka nii kaugele, et asi läheb karmiks ära kätte lausa. Ehk siis ka teie, kes te olete nüüd siin nina nokkinud adupäega, võiksite sinna lähemale minna ja hüüda meie omadele kaasa, ehk siis uus maailmarekord on võib-olla sündimas ja seda loetud sekundite pärast. Seda esiteks ja siis peale seda, noh küll me näete, kui juba bänd hakkab siia lava peale tulema, et siis on õige aeg sinna tagasi tulla ka, aga praegu võiks minna käima kokku lööma siis nendele julgetele, kes julgevad kiigingus maailmarekordit üldse proovida. Ma ei looda. Palju sul on? Mulla ei kuulnud 4. Nii, Kätlin Kink on siis 5.74 valmis ja korda veel siis 5.91 on see, millega on see daam juba jagu saanud. Et kui nüüd kiire arvutamine teha, siis korda veel kord 17 sentimeetrit on naisa pikkus ka veel pikem olnud. Aga täna on millegipärast just Kätlin Kink valinud vahepealseks, loodame, et vahepealseks aisapikkuseks just 5.74. Ja päris ilusti on tõusmas meie kiiguke siin Haapsalu lossi mürde vahel uutele kõrgustele. Ja Tanu Männingo andma siis juhtnööre. Veel on korda! Tõmba! Lükka! Püsti tõttu! Nii, esimene, noh, mitte öelda, et üllatus. Kui mitte öelda, siis esimene veidikene ebameeldiv üllatus on siis. Aga ma arvan, et Kätlin vähemalt püüdis, nii et aplaus talle tuline. Nüüd maailma parim kiikuv naisterahvas on teie ees. Ja sellel siis Eesti meistrivõistluste sarjas toimuval võistlusel jääb siis vana maailmarekord, mis on 5.91 veel naiste klassis küll püsima, aga vähemalt rahvas on rahul, et nägi ära siis siin Haapsalu mürde vahel taaskord siis Eesti parima naise, just kiikingus konkreetselt. Ja kuulame ära, mis kohtunikud arvavad. Ja nüüd on siis kallis rahvas see hetk, et ruumi, ma ütleks juht segaseks, aga ütleme, ei ole lihtne olla maailma rekordi omanik, ei ole lihtne saada hakkama sellega, et 7 meetrit siis ja praegu veel 7 meetrit ja 4 sentimeetrit, sest mäletame, et ega tänagi, mis see teine tulemus on, millega on hakkama saadud. Et püütud on küll 6.84 ja 6.39 vist. Või midagi sinna kanti on siis teise koha mehe tulemus, ma võin küll eksida, aga vähemalt üle 6,5 meetri ei ole täna peale Andrus Aasamäe keegi. Andrus Aasamäe siis tänane parim 6.64. Need hoolikalt pannakse ka siis rekordkõrguste jaoks need sidemed, paelad ilusti peale. Nii et praegu on siis tõesti ajaliselt on ka minu kellaaeg, oleme pannud siis Kiikingu liidu juhatusega kellad paika, nii et minu kella järgi on siis 17.58, nii et kuskil kella 6 paiku oleks siis kätte jõudmas see aeg, kus võime olla rõõmsad, et on uuendatud, on värskendatud siis eestlase nimel olevat senist maailmarekordit ja uus rekord on siis alates mõne hetke pärast juba 7.04.
BBC Belgia televisioon on koondumas vaatajaid suisa ohtlikult siia aisade juurde, aga Tarmo Männingo on andmas seekord havalöögi ja läheb lahti! Ja teame seda, et Andrus on öelnud ennegi, et rahulikult peab alustama, et see, et ei tule kohe tõmmet sinna ülesse, see on ka õige. Aga praegu vähemalt on tunne, et need aisad ei ole selle mehe jaoks pikad. Nii ja juhatuse liikmetel on ka närvid praktiliselt läbi, haaratakse viimasest kinni, mis veel saadakse. Õlekõrreks pole mitte midagi muud kui väike turgutav spordijook. Ja Andrus on... Ma vaatan ka valgel daamil on näpud suus praegu. Loomulikult hetk on pilev. Ja Andrus liigub tõusval trendil ikka taeva poole. Selja taga rahvas arvab, et teeb ära, loomulikult. Ka tuulegrupp on omal kohal, puhumas sealt poolt, kus me... Ja nüüd on minemas! Ja nüüd pole midagi muud kui kell on 6 saamas, kas tõesti täpselt kell 6? Ja vahepeal oli oht, et tuleb tagurpidi, aga... Andrus, me kõik nutame. Sa seisid üleval. Ütleme, ilmselt publikul oli üks tuulehoog veel varuks, mille ei käidud välja. Aga ma arvan Andrusele üks tuline aplaus. Ja seda tuulist aplausi oleks vaja olnud veidikene küll varem, kui Andrus oli praktiliselt püstloodis, aga vähemalt taas olete oodatud kõik. Oodatud siis aasta pärast vähemalt ja nagu on öeldud, et 5. kuni 7. augustil on Mändjalas Saaremaal taas siis kiigud üleval ja ma arvan, et ka need pulgad, mis võivad tähistada maailmarekordit, on võimelised ka siis sisse klammerduma nende haisadele juba. Sealpool natukene. Antakse esimene hoog ja peale Raidot kuulame ka, kes siis on järgmine. Väiksemal laval, kuid 10 aastat uljamana. Kes on siis? Ja kahtlemata ka paremana. Tegi ansambel. Ja valmistuda siis Gunnar Valgur, 16-aastane Valmatamme võistleja. Ja selle tõenäolise kahtlusel kõlas ka meie kavas järgmine. Ja see oli kindla peale esimene, sest vähemalt esimesed 5 aastat oli see alati esimene lugu. Need Raido Nahkur on jõudnud kõrgustesse, kus on võimalik lugeda peatselt ka üritus sooritatuks. Vaata, kus läheb edasi. Kikima!
püsti. Ilus, kõik juba. Naiste vahele tõmbas kohe. Kõigi. Käed sirges. Läheb, kõiki. Naiste vahele. Ilus. Tuleb. Hea, kõiki. Käed sirges, järsku. Ära vahi naisi. Püsti. Kõiki. Käed sirges. Kõiki. Käed kõveraks, haiste vahele. Kõiki. Läheb. Kõiki. Püsti. Ilus, kõiki. Käed sirges. Ära vahi naisi, ma ütlen sulle. Nii et Praxel ka oli oma tulemust ära tegemas. Päris hea mitu korda püstloodis, aga näe, ka sellel mehel jäi siis ilus tulemus järgmiseks korraks. 0-4, mis siis möödaminnes mainituna on ka veel olematu maailmarekord. Aga Andrus, ma ei tea, on vist rohkem jonni täis, vaata, et mööda minnes teeb praegu maailmarekordi. Mööda minnes, ma arvan. Nii et kes on saanud pilti, siis vähemalt üht-teist jäädustub. Üht-teist nagu jäädustub, aga mine hullu tea. Puhume endiselt siit ja sealt poolt. Anname vähemalt enda poolt parima, puhume eest, puhume tagant. Nii et täname kaaselamast. Andrus kahjuks aplodeerida ei saa, tal on käed kinni seotud. Kahjuks on Andrusel käed kinni, nii et tema lihtsalt noogutusega tänab teid, kaaselajaid. Et nüüd on jäänud siis kõigil, kes soovivad 10 tonniga siit ära minna ja maksavad ära see osalustasu, mis on 50 krooni. Koju minna, aga seda kõike saate proovida peale seda, kui siis meie ametlik võistlus on lõppenud. Nii et praegu 6.04, 2 võistlejat on. Nii et seekord siis maailmarekord jäi uuendamata, aga üle 5 meetri tulemus igatahes. Maailmarekordid said tehtud kõik siis teistel aegadel ehk öösel. Nii, mehed on siis meil jäänud veel nagu kogemata varju. Tarmo Männiko, 3. koht 6.04. Nii et Tarmot pole enam tükk aega näha olnud. Ju on treenimas, et järgmine aasta veelgi parimaid tulemusi saavutada. Nii, läheme hurraaga edasi. Nii, see on peaaegu saanud. David Oprea! Nii et tuli ja üritas ka Andrus Aasamäelt siis esikoht ära näpsata, aga palju puudu jäänud. 6.09. Ja ka temal seisab ees siis väike kaardiralli selliseks lõõgastumiseks. FK Keskus loomulikult on selle siis välja käinud. Ma arvasin, et mul oli ka diplom nii kaua pihku, et annan ka käpa, mesikäpa pihku. Ja on meil jäänud siis mainimata, kes siis selle meesteklass ikkagi ära võitis. Tulemus 6.64, Andrus Aasamäe. Oli ka maailmarekordiga praktiliselt püstloodis, aga seekord kukkus valele poole, ütleme nii. Järgmine kord. Ja taas kopterlainiga. Kahjuks Soome ei viia nii, et tagasi tooda, nii et tuuakse ka tagasi. Igav. Aga vähemalt saate ilusa õhukogemuse võrra jälle rikkamaks. No nii, see oli
mina võtsin praegu kommentaatori käest mikrofoni ära selleks, et öelda seda, et täna oli meil esimest korda selline võistlusklass, mida enne kunagi ei ole olnud. See oli meesveteranide võistlusklass. Just täpselt. Kus teise koha sai selline härrasmees, kelle nimi on Peeter Matt. Tulemusega 4-61. Palun siia. Me talletame selle auhinna ja me leiame ta üles ja saadame sinna järgi talle. Aga esimese koha, ohoi! Esimese koha veteranide võistlusklassis võitis. Kes on selle asjaga üldse leiutanud, selle asja üldse valmis teinud, mõelnud ja osaliselt tegelikult vist ka massidesse surunud lihtsalt. Aade Kost! Hallo! Hallo! No nii. Ja Taavo Kost oli ka omas klassis taas parimaks. Statistika on kõik siin. Tegelikult on Taavo Kost maailma parim liikmeja. Kõik autode omanikud, tulge siia keskele kokku. Küsimus on ainult sellest, kus ta kopteriga lennata julgeb. Siis võib-olla tuleks seda soome keeles ka teha. Olge nüüd teada ja võtke kõik sinna niimoodi kokku, et nad saaks ühispildi teha. Teile oma taudonsa, olga hüved ja tulge läheb. Rasmus, oled sa hea ja teed selle pildi ära. Nii et praegu siis auhinnad lõppesid otsa, nüüd siis ühispilt võitjatest. Hakkame andma pildi. Rasmus, ole hea. Nii peakohtunikud ka võib-olla siis pildile. Aga hakkame andma pildi. Et kes siis otsustasid, et nii hästi välja kukkus? Aga mees võiks või naine võib ikkagi siia poole tulla, joosta, et vähemalt näeks, kes on see, kes on konkreetse auto ehitanud, aga hakkame pihta 5. kohast. Kui on võimalik, siis Tarvo Männigal palun siia kiirelt tulla. Ja omanik Andrus Tuuletare. Ehk siis meie poolt on 5 Pihko selline soe käepigistus. Nagu ütlesime juba, esimesele läheb see Kotkas suurepärane juba traditsiooniliseks saanud. 5. koha sai siis Andrus Tuuletare. Heljasinine Corvette, üle-eelmine aasta vist oli see auto näituse 3. Nii et 2 kohta kukkunud. No lihtsalt